Tere 3. K-klass! Täna hakkame orienteeruma Järvesaare plaanil. Selle jaoks on sul vaja natuke rohkem teada ilmakaartest ja kompassist. Ja kõige parem on vaadata päris kompassi. Vaata sulle juba tuttavat kompassi. Leiame põhjasuuna ja pöörame ennast selles suunas. Olen paigas ja vaatan põhjasuunda. Sellega liikumine on väga lihtne. Kui tahan minna põhja, astun lihtsalt selles suunas. Kui tahan minna läände, kõnnin lääne suunas. Aga vaata seda reliikviat. Panen paika põhjasuuna. Magnetnõel näitab alati põhja. Nüüd tahan minna läände. Kui magnetnõel on põhja tähise peal, liigun õiges suunas. Palun ava oma õpik leheküljelt 66 kuni 67. Vaatame üle selle lehekülje ja siis kuulame kirja pudelist ja lahendame selle põhjal töövihiku harjutuse. See on Järvesaare plaan. Aga selleks, et plaani järgi liikuda, pead teadma mõnda asja. Ilmakaared. Asjade asukoha ja õige liikumissuuna määramiseks on vaja teada ilmakaari. Ja panin sulle siia spikri. Leppemärgid on objektide sümbolid, mis märgitakse kaartidele ja plaanidele. Panin siia ka leppemärkide spikri. Kui näeme fotol või joonistusel sellist puud, teame, et see on lehtpuu. Plaani peal tuleks joonistada lehtpuu leppemärgi järgi. Ilmakaari määratakse kompassiga. Kaardi mõõtkava. Plaanil ja kaardil on asjad palju väiksemad kui tegelikkuses. Mõõtkava aitab selgusele jõuda, kui suur on plaanilt mõõdetud vahemaa looduses. Mõõtkava märgitakse kaardi servale. 1 sentimeeter võib olla näiteks 100 meetrit. Siinkohal on 1 sentimeeter 10 sammu. 1 sentimeeter kaardil on 10 sammu looduses. Kuula, kuidas õpetaja Maire loeb sulle kirja pudelist ja teeme samal ajal töövihiku harjutust. Kiri pudelist. Aarete laeka leiavad vaid need sellid, kes on vaprad ja kõike täpselt järgivad. Esiteks, tuletage meelde kõik saare reeglid ja pidage neist hoolega kinni. Teiseks, saare kaardi mõõtkava. 1 sentimeeter võrdub 10 sammu, võrdub 5 meetrit. Kolmandaks, leidke kompassi abil põhjasuund. Neljandaks, teekond algab randumissilla lähedalt tamme juurest. Minge põhjasuunas 100 sammu. Umbes 40 sammu järel jääb teist paremale allikas, millest algab jõgi. Vasakul on päris kõrge mägi. Kui olete samme õigesti lugenud, jõuate suurte kivideni. Viiendaks, nüüd suunduge 50 sammu kagu poole. Pärale jõudes jääb teist paremale heinaküüd. Seitsmendaks, heinaküüni juurest pöörake kirdesse ning kõndige 50 sammu edasi üle puisniidu. Teist paremale jääb jõgi. Te jõuate metsatukani, mille servas kasvab üksik mänd. Kaheksandaks, männi juurest suunduge lõunasse, ületage jõgi. Kui olete kõndinud 50 sammu, märkate ida pool puu all suurt sipelgapesa. Üheksandaks, liikudes 30 sammu edasi lõunasse, näete lääne pool puud, mille otsas on linnupesa. Sealt 20 sammu kaugusel lõunas
leiate suure pärnapuu. 10. Vaadake üles. Õnnitlen, olete avastanud aarde peidupaiga. Laste aare oli peidetud puumajja ja aardeks oli aardekirst. Järgmises tunnis saad teada, mis on kirstu sees. Sinu ülesanne on töövihik täita samamoodi, värvida ära plaan, kanda peale kõik leppemärgid, joonistada laste teekond ning märkida aarde asukoht punase ristiga. Ole tubli, head aega!